BMW iX on eestlaste poolt hästi vastu võetud ja pole ka ime, kuna iX sõidab väga hästi ja nüüd seoses mudeli värskendusega muutus see turundustekstide kohaselt ebamaiselt heaks. Kosmeetilised muudatused on üsna tagasihoidlikud. Kõige tähtsam asi, Iconic Glow on juurde tulnud ehk siis radiaatori võre valgustus ja radiaatori võre on saanud endale diagonaalsed jooned. Uued tuled on, mis on siis iX3-le natukene rohkem sarnasemad ehk siis ka jällegi diagonaalsete joontega. Ka kaitserauad on disaini muutnud, uued värvkatted on tulnud. Esmakordselt pakutakse iX-ile nüüd 23-tolliseid rattaid. Siis tehniliselt on muidugi muutunud auto palju paremaks. Ehk siis akupakid on suuremad ja uus inverter on, mis väidetavalt annab kuni 8% efektiivsust juurde. Seega on autodel võimsust juures ja saad selle autoga kaugemale sõita. Ja selle auto puhul öeldakse ametliku VLTP standardi järgi, et sa saad pisut üle 700 kilomeetri akutäiega sõita. Kõlab ju ahvatlevalt. Uue tähistusega X-Drive 60 arendab 400 kilovatti ja 765 Newtonmeetrit. Akupaki kasutatavaks mahuks on 109,1 kilovatt-tundi. Kodus laadimine kuni 22 kilovatti ja umbes 6 tundi ning kiirlaadies kuni 195 kilovatti. Oma sõiduomadustelt on iX mulle juba algusest peale meeldinud. Põhimõtteliselt võiks öelda, et tegemist on elektrilise X5-ga, sest see auto tõesti sõidab nii hästi. Ja minu kogemuste põhjal ma võiks öelda, et tegemist on kõige parema elektrilise linnasiibiga, millega mina olen sõitnud. Ja see auto ei tundu kuidagi olevat kohmakas, arvestades veel seda, et see kaalub 2,6 tonni, ehk siis see mass peaks tegelikult andma aimu selle auto raskusest, aga see ei tule välja ja see ei tule peamiselt sellepärast välja, et siin on väga hea häälestusega õhkvedrustus, pidurid on hästi tummised, roolisüsteem on täpne, no ja nullist sääni kiirendus 4,6 sekundit, nii et igat pidi väga selline dünaamiline ja hea auto. Praktilisuse osas ei hakanud BMW jalgratast uuesti leiutama. Kõik hea on alles jäänud. Pagasiruum on konkurentidega võrreldes endiselt üks klassi mahukamaid ning tagaistmel jagub nii ruumi kui ka mugavust täiesti piisavalt. Esmapilgul, kui siia autosse istuda, siis tundub, et siin pole väga midagi muutunud. Et BMW-le omaselt suured sellised ekraanid, selge pildiga, mugav kasutada, ilusad materjalid, no välja arvatud siin see keskkonsooli ümber ja kõik on kuidagi selline uhke ja hubane. Aga tegelikult rool on muutunud, see on nüüd teistsuguse kujuga, see on ümmargune. Siis M-pakett on saanud uued istmed, need on pikema põhjaga ja külgtoed on paremad, et siis pikemad reisijad saavad ennast siin veel mugavamalt tunda. Multimeedial on uus tarkvara, ehk siis see on nüüd kiirem, see on vingem, sellel on Air-konsool mängulahendus, ehk siis saad mobiiltelefoni kasutada justkui nagu, ütleme siis mängupuldina, et siis siin ekraanide peal mängida mänge. Ja mis on muidugi eriti äge, on selle auto Powers & Wilkins eelisüsteem. No see on tõesti väga mahlane. Ja kui sa mõtled, et kas ikka 5000 euro eest seda osta või mitte, siis tegelikult oleks mõistlik osta. Sellepärast, et see on esiteks hästi vali, see on hästi hea heliga. Siis istme sees on eraldi mootorid, mis siis panevad istme vibreerima, et tekitada sellise tunde, nagu madalad sagedused oleksid eriti võimsad. Plus veel see, et siin peatoede sees on ka veel kõlarid, et tekitada ruumi heli. Nii et see on tegelikult ikka üks väga vinge helisüsteem. Tegelikult selle faceliftiga muudeti ka õhkvedrustust, mis on lisavarustuses, see on sellel konkreetsel proovisõiduautol olemas. Ja ma ütlen, et see töötab nii hästi, et seda võib isegi võrrelda Rolls-Royce'iga. Ja Rolls-Royce Spectrega ei ole tegelikult iX-il mitte ühtegi seost, aga seda õhkvedrustust, seda mugavust, seda pehmust, seda saab võrrelda just selle Spectre õhkvedrustuse, ütleme siis häälestusega, see on tõesti nii mugav, see on nii pehme. Natukene on küll kaldumist, aga see on kõik nii kontrollitud. Lisaks on see auto vaikne.
tõsi, nende Yokohama lamellrehvidega on natukene rehvi undamist kuulda, aga see tuleb nendest rehvidest, see muster on hästi selline suure klotsiga ja see undabki. Lisaks on erinevad kõik ohutusabilised sellised, mis ei aja sind närvi ja need töötavad nagu mõte. Ülihästi töötab selle auto ise parkimine. See suudab muide parkimisjooned ära tuvastada ja sind sinna parklakasti ilusti ära parkida erinevalt teistest autodest, mis vajavad, et parkimistaskusse parkides oleks mõlemal pool autod. Küll muidugi +5 kraadi juures sain ma arvutuslikult selle auto akutäiega sõita 407 kilomeetrit, aga minu kogemustel jällegi see on üsna hea näitaja ja kui siin ikkagi õhksoojuspump välja lülitada ja kui õues oleks niisugune 10-15 kraadi sooja, siis saaks akutäiega, ma arvan, isegi umbes 100 kilomeetrit, vaata, et isegi 200 kilomeetrit rohkem sõita. iX-i baashinnaks on 91 000 eurot. Selline hästi varustatud mudel maksab 131 000 eurot, aga ära ole nüüd sellest 131 000 nii hirmutatud, sest tänasel päeval BMW teeb väga palju soodustusi ja sa saad selle auto tegelikult soodsamalt kätte kui enne registreerimist või mootorsõidukimaksu. Seega need soodustused on üsna suured. Kui uuenenud iX-i välimus on jätkuvalt selline, mida suudab tingimusteta armastada vist ainult ta enda ema, siis sõiduomaduste osas pole siin midagi vaielda. See on tõepoolest absoluutne tippklass, mille sõidumugavus ja vaikus on julgelt võrreldav kordades kallima Rolls-Royce'iga.